TV3 suvesaate Grete ja Jüriga külast külla võtted on suure hooga käimas ning sellel hooajal on mida oodata. Ikka need vanad head, kõige kodusemad firmaroad nii-öelda, mida pakutakse inimestele siis, kui keegi külla tuleb või kui mingi tähtis sündmus pere keskel, mida tähistatakse. Ja see on üllatav, kui palju neid erinevaid firmaroogasid tegelikult Eesti peredes on ja ka tuntud inimeste peredes. Et kui me eelmine aasta saime käia 11 perekonda läbi, siis sel aastal käime suisa 13 perekonda läbi ja need retsepte ikka jätkub, nii et me ei korda seda, mida me eelmine aasta tegime. Ja kindlasti see ei ole ainult see saade, kus ainult süüa tehakse, et me on ikkagi rohkem selline nagu peategelase portree saade samamoodi. Ja me püüame leida selliseid tegevusi ja selliseid tahke oma peategelastel, millest väga palju võib-olla ei ole varem räägitud, avastada mingisugust uut harrastust, nii et on mida oodata. Nüüd vaatame otsa teineteisele ja alati ohkame. Ohkame, kui äge tegelikult see tuleb. Kui äge see on, kuidas me oleme ületanud kõik ootused sel aastal. Ja absoluutselt ja see aasta on isegi, ma ütleks, saatesse ikkagi nii erinevad inimesed meil siin, kes pakuvad täiesti erinevaid kogemusi meil alates toidust kui ka siis lugudest üldse endi kohta. Ja meil siin üks võttepäev just sai läbi ja tuleb tunnistada, et see on üks erilisemaid võib-olla isegi, mis meil olnud on. Ja sel suvel nad tulevad mulle ka isegi külla. Vaat, eks ole. Inimesed, kellele Grete ja Jüri sellel aastal külla lähevad, on valitud ka nii, kes oma tegemistest väga tihti vast ei ole avalikkusega rääkinud ning kelle kodudesse pole just mitte väga tihti piiluda saanud. No see on meie jaoks nagu selline, kuidas ma ütlen, väljakutse, mida me proovime nagu täita, et saada ka nende inimeste kodudesse, kes kogu aeg oma uksi lahti ei ole teinud ja et me näeksime, mismoodi nad elavad ja loomulikult me ei käi magamistubades ja ei tuhni kellegi aluspesus, aga juba see, et kui meile tehakse uks lahti, tulge edasi, teeme koos süüa, see külalislahkus, see, kui pere istub kokku, see, kui keegi viskab väikese nalja sinna söögi kõrvale, kõik see on selline mõnus, selline kodune, see on täpselt see, mida me tahame inimesteni tuua. No Jan, Maarja-Liis, siis me käime näiteks külas Keter-Jaanil, siis me läheme Kirsti Timmeri juurde. Aga mitte Kirsti Timmeri juurde Paganamaale, vaid Rolfile juurde. Andreas Poom ja Mart Poom, siis ju ka Taavi Imatu. Ja loomulikult meie üks kaugemaid punkte Treski, kus me käisime ka külas siis Jalmar Vabarner. Treski on ka avasaade. Mida avasaates näha saame? Väga palju Hansat. Teisalt, kes saab näha, kes sai seda kogeda, aga mina võin öelda, et ma olen oma elu ühe kõige parema toidukogemuse osaliseks saanud pärast seal käiku ja kas seda peab vaatama, mida meile pakutakse, et see oli tõesti 5 keele alla. Ja see juba siis esmaspäeval kell 20:30. TV3-s.